Toomas, mis on selle aasta nagu peamine mõte sellel üritusel? Selle aasta peateema on juht kui õpetaja. Et igal ühel meist on hästi selgelt seos õpetajatega. Me oleme kõik koolis käinud, meil on olnud loodetavasti kõigil väga häid õpetajaid, kindlasti kõigil väga halbu õpetajaid ja palju selliseid õpetajaid, kes on meile kaasa andnud hästi palju, nii et me võib-olla pole ise sellest päris hästi arugi saanud. Kas sulle tundub, et praegu Eesti sellistel nagu juhtidel jääb sellest õpetamisoskusest puudu? Aga ega ma ei ütle seda, et juhi peamine töö või kõige olulisem töö on õpetamine. Ka juhi ülesanne on tegelikult saavutada tulemus ja õpetajaks olemine. Nende samade võib-olla mõtteviiside kasutamine on selles hästi oluline. Teeme väikse sellise nagu raamkokkuvõtte. Meil on 2 päeva nagu Pärnus. Mis elemendid seal on, kes need esinejad on, saad anda sellise kiire ülevaate? Meie printsiip on olnud alati Pärnu konverentsidel see, et me kutsume esinema inimesi, kellel on mida öelda, kes on elus midagi ära teinud ja kes siis ka oskavad seda öelda. Et ma nüüd tulen 2 päevaks nagu Pärnusse ja lähen sealt ära, et mis ma endaga kaasa võtan, kust ma nagu targemaks saan. See on inimeste jaoks ju erinev, et kelle jaoks on ta nagu kolleegidega maailma asjade arutamise kohta, aga kui mõelda nagu puhtalt ikkagi õppimise või enda arengu mõttes, siis me tahame anda seda võimalust, et inimesed saaksid oma töö üle järele mõelda natuke teises võtmes. Ehk näidata, mis on õpetaja töö ja tuues neid paralleele, anname me ka aja ja niisuguse pasliku koha järele mõelda. Kas sa võid meile lubada, et need 2 päeva, mis me seal oleme, et iga esineja, kes meile midagi räägib, tõesti meile on erakordne, et meile väärtust nagu pakub ja keda on mõnus kuulata? Seda ma olen saanud lubada igal konverentsil. Ma arvan niimoodi, et sageli on see ka meie enda peas kinni. Me lähme selle mõttega, et ütle siis mulle, mis ma siis nüüd uut saan teada, eks ole, et siis meil on nagu oht pettuda. Kui me läheme avatud meelega, et ma võtan selle esineja käest kõik, mis võtta on, siis me leiame tegelikult alati. Minu jaoks on Pärnu konverentsid alati olnud, mis on neist nagu erilist või teistmoodi kui teistel üritustel, on see õhkkond, et me tuleme Pärnusse, seal on väga nagu kihvtid inimesed ja neil on tõesti nagu antud võimalus lisaks kuulata, aga ise aktiivselt osaleda, omavahel suhtlema, et kas need väärtused on ka nüüd Pärnus seekord olemas? Need on ka seekord Pärnus olemas. Pidu ikka tuleb pärast? Pidu tuleb. Tenniseturniir? Tenniseturniir tuleb. Nii palju, kui minule teada on, tuleb võib-olla veel ühte teist, mida ma praegu ei julge veel välja lubada. Aga selline sotsiaalne tegevus Pärnus on ju alati osa Pärnu juhtimiskonverentsist ja see kindlasti on seal.